Tänavuse Kevadtormi peamisteks treenitavateks üksusteks on diviisi 2. jalaväebrigaadi ja Kaitseliidu Lõunamaakaitseringkond. No selleks, et Kaitseväe suurõppusele Kevadtorm üleüldse pääseda lahingtegevustele ligi, selleks tuleb panna selga killuvest ja muidugi pähe ka kiiver. Ja lähme vaatame, mida mehed metsas teevad. Kuperjanovlased on valmis, praegu käivad ettevalmistused selleks, et me saaksime efektiivselt lahingusse minna. Reservväelased, kes kohale jõudnud on harjutamas kõike olulist, et vastase vastu sõdida ja võita ning juba peatselt liiguvad ka lahinglaskeharjutusteni. Mida see tähendab teie pataljoni jaoks? Laias laastus kogu Kuperjanovi pataljon formeeritakse ehk siis kõik üksused, kes on reservis ning ka praegu väljaõppes olevad ajateenijad saavad ühtseks meeskonnaks ning Kuperjanovi pataljon saab terve selle meeskonnaga koos enda põhiülesannet täita ehk siis vastast hävitada ja võita. No, nagu aru ei saada, siis esimene nädal pigem ongi selline nii-öelda ettevalmistav ja siis need kõikse suuremad lahingud Kevadtormi aeg, need hakkavad juba siis järgmisel nädalal pihta. Jah, õige. Ehk siis käesoleval nädalal formeeritud reservväelased tuletavad meelde põhilised elemendid, mida nad ajateenistuses õppinud on, läbivad lahinglaskeharjutused ja saavutavad üksuse taseme ning sellele siis järgneb juba lahingute etapp. Mis võib-olla sellise õppuse puhul nii-öelda kõige suurem väljakatse on? Ma arvan, et see kaeviku nii-öelda rünnak, mis meil tuleb ja kaitse. Ma arvan, et see on siis nii-öelda see kõige suurem ülesanne, mis meil on. No ka teie olete nii-öelda reservväelane, et kuivõrd hea meelega mehed tulevad reservist siis metsa ja kas tänasel päeval ikkagi tööandjad lasevad ära? Tööandjad lasevad, mehed tulevad, aga eks kõigil on ikkagi mingid kohustused ka väljaspool. Eks siis ikkagi mõned mehed ei jõudnud kohale, aga kuna ikkagi väga paljud tulid kohale, siis sai rühm komplekteeritud. Lisaks korraldab Kaitsevägi Kevadtormi raames koos kaitsetööstusettevõtetega mitmete uute lahenduste testimise, mille käigus saavad kaitsetööstusettevõtted koos Kaitseväe üksustega oma tooteid maastikul reaalse tegevuse käigus proovile panna. Jah, ma arvan, et ma tooksingi välja selle mehitamata õhusõidukite aspekti ehk väga palju on igasse üksusesse juurde lisandunud kõik võimalik mehitamata õhusõidukeid ja droone ning see on, ma arvan, suurim uuendus. Kuidas noored siiamaani hakkama on saanud ja kuidas nende nii-öelda meelsus ja olemine on? Ma pean ütlema, et siiamaani reservväelased on väga positiivselt meelestatud ja saavad väga hästi endale püstitatud ülesannetega hakkama. Kuivõrd vajalik on sellise õppuse korraldamine? Ma leian, et ülimalt oluline, et me kogu Kaitseväe mõistes ja ka suuremalt saaksime aru, et me oleme valmis koos sõdima ja koordineeritult seda tegema.